Matši vahekohtunik Leivo Siim. Rannol oluliselt suurem võidukonto, Ronaldil kaotusi rohkem. Samas Ronald on niisugune mees, kellele tulevad kogu aeg rasked vastased, et Ranno sai pikka aega alustada oma karjääri niimoodi, et tal oli... Pilkude mäng käis praegult. Tal oli päris palju lihtsaid vastaseid. Tõsine mäng, tõsine võitlus. 83,9 kilogrammi finaalmatš. Värske mees Sookael, eile ühe matši pidanud Ranno Laur, kes võitis seljast käigis oma klubikaaslas Raido Olerit. Sookael oleks nagu kapoeirat praegu. Mõlemad mehed paugutavad tugevalt. See matš on oluliselt elavam kui eelmised. Jah. Rannol taekwondo taust, Sookaelal K1 ja taiboksi taust. Mõlemad kasutavad relvasid, mis neil on antud. Sookaelal natukene probleeme õige distantsi leidmisega, aga pärast seda, kui mehed on esimesed 20 sekundid üksteist kõvasti paugutanud, ei taha keegi sinna nina alla päris uisapäisa minna. Ja tuli klinč. Rannal on väike eelis sinna. Kuigi maaduse osas. Ei ütleks. Ranno on lihtsalt üllatuslikum, aga niisugust korralikku maadluspõhja ei ole neil kummalgi. Et seda neil jah, Arsenalis ei ole. Kohtunik nähtavasti räägib kuklasse löömisest. See ei ole lubatud. Siin ei ole nagu kellelegi mingit õiget seisu. Mõlemal on üks althaak, üks ülehaak. Siuke 50-50 asend. Roland istub all ja Ranno ei tee ka sealt otseselt midagi. Ranno nähtavasti üritab varsti konksu kasutada, teades, et ta seda ikka aeg-ajalt teeb. Aga samas nagu jah, kuna mõlemal on üks käsi üles tõmmatud, siis on raske nagu minna midagi jahtima. Nad on mõlemad lasknud ka teise käe endal suruda nii sügavale althaagiks. Kohtunik annab märku, et tegevust on vaja selleks, et matš jätkuks samas kohas. Ranno läheb, võtab püsti kaitse. Sookaela nurgameeskond annab nõu mitte midagi teha ja matš jätkub püsti löömisest. Väga agressiivselt. Väga agressiivne. Sookael on võtnud vist eesmärgiks see matš ikkagi esimeses raundis lõpetada. Tundub, et paak on hea. Purakat on. Kas Rannol õnnestub Sookael maha konksutada? Natuke parem asjand tal on, õlg on tal seal käes, et kui maadlust natuke oskaks rohkem. Aga tundub, et ta ikka ülitab midagi. Nurk annab nõu põlvelöökide kehasse, kindlasti hea mõte. Isegi kui ei saa ühte korralikku tabamust, siis need pidevad kehasse põlvelöögid on niisugused asjad, mis iga hetkega natukene võtavad ära ja kui need lõpuks on kogunenud päris palju, siis hakkab tunda andma, nagu jalalöögid jalgadessegi. Kas kohtunik vahest siin ka seda arvestab, et kui mõlemad mehed, see on jälle sama seis, mis siin, et kui kumbki õigesti nagu maadelda ei oska, et või on maadus nagu nõrgempoolne, et nad lihtsalt kiiremini tõstavad keskele ära ja lasevad jälle otsast peale? Või on ikkagi võetakse võrdselt kõik mehed ja matšid? Taustasid proovitakse mitte arvesse võtta, et kohtunik peaks suutma vaadata neutraalselt seda hetke, mis seal praegu on. Kui ikkagi mitte midagi ei toimu, sportlase eesmärk on liikuda kogu lähemale vastase alistamisele, matši võitmisele, oma asendi parandamisele. Kui kohtunik arvab, et kellegi seda eesmärki või võimalust sellel hetkel ei ole ja asi on liiga kaua seisnud, siis kohtunik lahutab matši, teatab selle... Kas on ka mõlematele distrapp antud? Ei, sellist olukorda ei ole üldse. See pigem kuulub kuskile elu 24 pealkirja ridadesse. Esimene round kellele? Roland? Esimene round, ma arvan, läks Ronaldile. Lööke tabas ta võib-olla tibake paremini, aga nöörides siin nurgas oli täpselt see olukord, kus keegi mitte midagi ei teinud ja kuna Ranno selg oli nöörides, kas oli? No oli enamus aega. Ranno selg oli nöörides, siis Ronaldil oli boonus. Palume sekundantidel lahkuda. Nii, teine round. Päike on vahepeal pilve taha läinud, väiksed tormiootused on väljas. Vaatame, kas see kandub üle siia boksisaali esimestele Eesti siin paistab üht on. Teine round. Mehed on natuke energiat kogunud. Ronald liigub ilusti ümber Ranno, jätkab löökidega.
väga ilus pöördelt löök Rannolt, tabab, ent jõudu piisavalt ei ole ja ise libastub. Nüüd on allpool. Natuke meenutab eilset Lauri Küti lööki, mis muidugi üldse ei tabanud. Sookael otsib võimalust lähemal löökidega minna, aga Ranno jalad on ees, millega ta üritab lüüa. Ranno kindlasti mõtleks praegu ka püsti tõusmise peale või siis nende jalgade sidumise peale. See, mis praegu toimub, on ilmselgelt Sookaela domineerimine, kes on siis punastes pükstes. Seda agressiivset pealöömist siit, kui alumine mees on all, et seda ma näen nagu vähe, et siit robustset agressiivset peale minemist, mida profide juures päris tihti näeb. Tahaks kommenteerida, aga ei oskagi nagu. Tahtis võib-olla kerge juhtikut. Tahtis lüüa põlvega pähe, tuli meelde, et reeglid ei luba, aga hüppe oli juba tehtud. Peale hakkamist oli tublit. Seda jalgadega löömist selles matšis või kätega pealöömist, ma arvan, ei ole sellepärast, et Ronald ei taha minna nii lähedale Rannole maas, et ta saaks siduma hakata. Tal on turvalisem sealt eemalt lüüa, aga ju siis mehed amatöör vaata ei ole nii keskendunud ka trennis siuksele agressiivsele poolele, et ta rohkem üritab ennast tehniliselt arendada ja seepärast ka sportlastele see ei kandu nagu võistlustel hästi üle, et nüüd istuks asendis ja lihtsalt töötaks. Samas see on kindlasti väga suur edu. Kristjan, sa oled omadki trennid teinud, üritanud vastase kaitsest mööduda tšitsis. See on minu lemmik variant sellel möödumisel, et põll vahele. Kuidas läks, oleneb, ma olen sinuga ainult teinud, siis ei lähe väga hästi. Kui teistega teed, siis on normaalne. Aga päris tüüt on selle jalgadest mööda ennast manööverdada. Ma ütlen jälle, oleneb kellega. See ongi see maas võitluse üks niuke erisusi, et kui muidu käib peal võitlus, nagu me näeme Ranno domineeras asendis, siis üks hoopis teine mängukoht on see, kui jalad on vastase vahele toodud. See annab ka alumisele mehele väga palju võimalusi jalgadega seisjat rünnata, nii löökidega kui valistustega. Ranno on küljekontrollis, sisuliselt näeme hetkel seda sama, mis siin nurgas püsti toimus. Hoiavad kinni üksteisest, kuid Ranno on leidnud ka võimaluse põlvedega lüüa. Ja nüüd tulid ka käelöögid juba, jah? Ranno saab vastase selja poole liikuda. Parter. Üleveo plaani ei ole, küll aga on plaani lüüa. Aga kui üllataks? Kohtunike hindamislehtedel võiks olla eraldi lahter. Kas, keerab. Võiks olla eraldi lahter ilusaks üleveoks. Ranno saab ühe konksu sisse. See suurendab tema domineerimist. Sookaelal on raskem ta seljast ära raputada. 10 sekundit on jäänud raundi lõpuni. Mäng käib üsna edasi-tagasi, kui me raundi algus nägime, et Ranno oli maas, siis nüüd on Sookael väga halvas kohas. Ja nii, see läks Rannole. See läks Rannole, kuigi ta alguses sai tugevamaid jalalööke maas Sookaelalt, kes on punastes pükstes, siis see lõpus asendi parandus, küljekontroll ja lõpuks seljani välja löögid. See on väga suurema ülekaaluga kui lihtsalt domineerimisaeg. Kas Võimla poisid võtavad siit järjekordse tiitli? Täna seni veel eelnevas 2 matšis 3 treeningupoistel ei ole edu olnud. Kui muidugi Võimla poisid nüüd need matšid ära võtaksid, siis oleks Võimla poolt väga suur domineerimine. Tulid kohale 10 tiimiga ja kui nad kogu selle kullakoti koju viivad, siis Tartu ruulib ja Vallo ei rõõmusta. Miks kuidagi ongi nii läinud, et kuna MMA sport Eestis sai põhijoo sisse Tartus aasta 10 tagasi, siis kogu aeg Tartu on nagu selles poolt esirinnas olnud ja kui me ka sekundantidel palume lahkuda. Ja kui me ka rajusid korraldasime, siis suuremad rajud esialgu vähemalt olid alati Tartus, et Tartu on olnud kuidagi rohkem see võitluspealinn. MMA mõistus vähemalt. Väga hea. Kolmas raund, otsustab Kolmas raund. Sinu arust on praegu seis viigis? Ma arvan, jah. Sookael alustab jõuliselt, Ranno otsib kohe mahaviimist. Kas suudab tõsta Sookaele üles ja maha rullida ja suutis tagumiku matile viia. Aga kui ilusti tuleb peale. Praegu midagi ei toimu, kuna Ranno on alumine, siis aeg jookseb Sookaela kasuks. Kui Ranno hakkaks praegu tugevaid lööke tegema, siis hakkaks aeg tema kasuks jooksma.
Nurk instrueerib Sookaela pealmist meest siis, et Ranno jalge vahele ei istu. Ranno on kindlasti alt alistustega ohtlikum. Sookaelal nii suurt maasvõitluskogemust ei ole. Tundub ka füüsiliselt natuke tugevam vist, Ranno. Tundub küll, et tema see füüsilise komplekt on natukene parem, jah. Sookael on ka mees, kes pidi võistlema ju esialgu kuni 77, aga kuna oli nädal haigust, siis otsustas liikuda kaal ülesse. Et tegelikult on ta üks kaal väiksem mees. Seda on ka kergest päästerõngu ilmingust näha. Ja siin ta nagu tundub siiski rohkem tahtvat võita, Roland. Jah, samas ma nagu ei alahindaks seda Ranno tahtlust. Tundub, et Ranno ajab kindlat oma äri. Istub jala küljes, loodab sealt teha mahaviimist, saab ilusti selja taha. Kas saab Ronaldi taaskord Matile viia? Viib hoopis ringist välja. Sookaelale meeldib vahepeal köiest haarata. Ranno Lauri nurka viib sellele tähelepanu. Kas see seis ei ole mitte midagi? Või läheb see Rannole? Rannol on ikka kerge domineerimine. Voot nüüd, kui ta pea kalgatseks, nüüd enam ei ole. Althaak on käes. Minut aega jäänud otsustava raundi lõpuni. See raund selgitab, kes selle matši on võitnud. Nurk käsib Rannol rohkem põlvedega lüüa. Ranno võiks trügida sisse ka teise Althaaget oma maadust peale suruda. Rannol on sisuliselt selle matši võitmiseks praegu vaja ühte korralikku mahaviimist ja pealt tööd Rannol. Sest selle raundi alguse esimese allviibimisega ta natukene kaotas. Nii, 30 sekundit. 30 sekundit. Tahaks näha ka lööke. Kui see nii edasi läheb, siis ma pigem ütleks, et Ronald on selle matši võitnud. 20 sekundit Ronaldil aega põlvelööke teha. Kas ta suudab hoida Rannot ringi nöörides? Ronald on näost taga väsinud. 10 sekundit jäänud. Ranno on ära vajumas vaikselt. Ronald peab hoidma ja põlvi töötama. Nurgad on täiesti pöörased, annavad nuumuistele paar sekundit jäänud. Kuni 83,9 kilogrammi finaalmatš on lõppenud. Läinud kohtuniku otsuseni Ronald Sookael Tallinna spordiklubist 3 treening versus Ranno Laur Tartu spordiklubist Võimla. Mehed olid tahtmist täis, tuleb au anda. Ja mulle meeldis Ronaldi suurema agressiivsuse ja riski võtmine. Sukeldus siukse võistluse julgemalt, et sellepärast oli ta sümpaatsem ja mina enda. Nägin, et Ronald ka vajus Matile siin pärast matši väga suur pingutus. Teades, et sa oled ise samas otsas olnud hiljuti, siis mida Ronald tunneb praegu? Ja see oli mul alles kuskil 4. minutil. Mul jäi 2 minutit veel istuda selles seisus. Ei tea, Kristjan Press Eesti meistrivõistluste finaalmatšis andis välja sellise pingutuse, et vaevu Matilt lahkudes areeni kõrvale jõudes tuli 2 minutit teadvust taga otsida. Viimast matši ajal ei mäletan 2 minutit. Pärast ei mäleta 15 minutit. Seal veel keha vähemalt hoidis püsti, aga esinduslik välimus oli veel olemas. Eesmärk oli Matilt enda jala peal minema saada. Kohtunik käivis. Eks see selline töö on, kui sa oled 2 rallis korraga, üritad anda endast maksimumi valmistades ja võistlustele, samas korraldad väga esinduslikku meistrivõistlust Lõunakeskusest. Ootame kohtuniku otsust. Huvitav, kas toimub sama asi nagu eilses Laikass versus küttmatšis. Tundub, et mitte. Kohtunik jalutab väga selge päevajuht jalutab ringi poole. Tundub, et meil on võiti olemas kohtuniku otsusega. Kes võidab, ütle kiiresti? Mina ütlen Ronald, mul oli sümpaatsem. Mina ütlen ka Ronald. Lugupeetud daamid ja härrad, meie järjekordne matš on lõppenud ja kohtunike jagatud otsusega on selgunud võitja. Võitjaks on punane nurk Ranno Laur. Need napid matšid me paneme mööda millega pärast kogu aeg. Ilmselgelt kohtunike karjäär meid ei oota.